Tere! Täna ma tulen teie ette nii, et ma ei ole seda teemat ette valmistanud. See on teema, millest ma tavaliselt ei räägi, aga mis on minu elus väga olulisel kohal. Lihtsalt täna unenäos toimus selline taipamine, mida siis ma tunnen, et ma pean jagama. Täpselt nii, nagu see on. Ma ei kavatse kaksikleekidest, kaksikhingedest rääkida kui õpetaja. Ma ei kavatse lahti seletada, mida see teekond tähendab. See video on mõeldud neile, kes sellel teekonnal juba on ja teavad, mida see tähendab. Teiste jaoks ütlen vaid seda, et võib-olla on kergem, kui ei tea, mida see tähendab. Aga miks see teema minu jaoks unes esile kerkis, oli see, et ma vaatasin veel kord oma hingemissiooni ja tarokaarte, mis nende numbritega on seotud. Ja ma nägin seal siis sellist sünkroonsust, mis sellele teekonnale juba eos viitab. Kaksikhinge teekond, ma ei hakka siin erinevusi ja tõlgendamisvõimalusi vahele tooma või defineerima midagi. On sageli siis see hetk, kui hing ärkab ja hakkad iseennast otsima. Minul toimus see ärkamine numeroloogiliselt 3. tipus, natuke enne seda, 40-ndates ja sõna otseses mõttes torniga, nii nagu see ikka. Ja minu hingemissiooni esimene number ongi 13 või surmakaart. Siin on küll halvasti näha, aga siin surmajalge ees on ka skorpion ja taevas on kotkas. Selleks, et sa ennast saaksid leida, pead sa alustama täiesti tühjalt lehelt. Selleks, et sa saaksid iseendani jõuda, pead sa justkui mingis mõttes egosurma läbi tegema, mis on üsna ebameeldiv ja keeruline protsess. Need, kes teavad, need teavad. Minu hingemissiooni keskseks numbriks on tüüpiline kaksikleekide number 11. Ja mis on hästi huvitav, et ühes tarotpaki süsteemis on selle kaardi 11 taga õiglus ja teises süsteemis tugevus. Olen nii ja naa rääkinud tarokaartide juures ja üldiselt tavaliselt klassikalise paki juures, nagu siingi, 11 õigluseks ainult pidanud. Aga minuni jõudis taipamine, et see lõvitaltsutaja tüdruk minu hinges on nii olulisel kohal, et ma pean mõlemat süsteemi kaasama, kombineerima. Ja elumissiooni viimane number on mul 6. Armastajad, kaart, mis mind trigerdab, kaart, mille kohta on mul nii-öelda ettevalmistav konspekt juba tehtud. Ma olen valmis sellest rääkima, aga millegipärast seda salvestamist lükkan pidevalt edasi. Ja see on millekski vajalik, järelikult mingi taipamine on veel tulemas. Kõik need 3 kaarti, surm, transformatsioon, jõud teekonna läbimiseks
õiglus, tasakaal ja armastajad viitavad sellele, et minu vaimne ärkamine just nimelt on selle teekonnaga seotud. Ja tänu sellele valmisid mul ka need kaardid, mis on siis tegelikult sedelikesed, mida ma endale jätsin selleks, et fookust iseendale tuua. Sest kaksikleegi teekond ei ole romantilise armastuse teekond, see on peeglisse vaatamise teekond, iseenda leidmise teekond. See on iseenda avastamise teekond. Ja tugevaks kasvamise teekond. Ma võin teile isegi näidata neid tarokaarte, mida siis üldiselt selle teekonnaga seostatakse. Juba tuttavad keiser ja keisrinna, mis on siis veel nii-öelda duaalsuse kaardid, ehk siis kumbki eraldi. Armastajad on siis juba liidu kaart. Väikeses arkaanis on siis kaardid, mis sellele teekondale viitavad, sauade 4 ja karikate 2. Aga nii, lendaski see kaart mul maha. Armastajate kaardist rääkides tuleb korraga rääkida ka saatane kaardist. Need 2 on omavahel seotud. No selles pakis konkreetselt ei ole nii hästi, ikkagi on näha see paar, kes siin saatana selja taga on, mees ja naine, on täpselt need samad, kes armastajate kaardi peal on. Ehk see ongi siis see kaassõltuvuse karma läbimine jõudma siis iseendani ja tervikusse. Ja väikeses arkaanis tavaliselt see paar, sauade kuningas ja kuninganna, on siis ka selle teekonnaga seotud. Aga nendest ma pikemalt ei räägi praegu. Jätkan oma mõtisklust sealt, kus ma pooleli jäin. Sõnum, mida ma tahan edastada, on siis see, milleni ma olen jõudnud. Et tõesti, kõige olulisem on see teekond iseendani, iseenda tundma õppimine. Ja kuivõrd trigerdavalt see võib-olla teekonna alguses ka ei tundu, oled tegelikult sina selle keskmes. Ja kuna minu elu missiooniks on transformatsiooni kaudu ehk siis surm läbi eeskuju ja nii-öelda uue süsteemi rajamise, tee rajamise läbi tugevuse ja õigluse, näidata teed enesearmastuseni, eneseleidmiseni ja seda energiat kiirates siis maailma paremaks muuta. Kui sina tunned, et sa oled sellel teekonnal, ma tean, et alguses on kahtlemist päris palju ja võib ka olla, et sa ei ole sellel teekonnal. Aga sellel teekonnal saabub ühel hetkel selline hetk, kus sa tead, et sa oled sellel teekonnal. See on nii kindel teadmine, et seda ei kõiguta enam miski. Mida ma julgustan? Kui üldiselt ei numbrid ega astroloogia ei näita, ei pruugi näidata, ei pruugi olla tõestus, et sellel teekonnal ollakse, siis ometi tuleb sealt läbi nii palju peegeldusi, et enda tundma õppimiseks mõlema isiku kaarte võrrelda, mõlema isiku numbreid on suureks abiks. Olen seda ise teinud, aga ka Maris Ronfletser,
on väga professionaalne ja väga hästi suudab sellest vaatenurgast läheneda. Kui sa tunned, et sa vajad abi, siis tema poole ma soovitan pöörduda. Ta kindlasti oma lugemiste ja nõustamistega aitab. Aga sellel teekonnal on kõige tähtsam keskendumine iseendale ja õppida ennast armastama ja elust rõõmu tundma. See on selle teekonna kõrgeim eesmärk. Ja selleks olid siis minul abiks sellised sildikesed, mis ma endale igale poole jätsin, millest siis Marise abiga tema kirjastuses valmisid ka kaardid. Ja mõtlesin, et õigemini ma ei mõelnud, vaid tundsin, et ma pean täna siin otse kellegi jaoks mingi sõnumi välja tõmbama. Just nimelt sellest kaardipakist, mis siis tema jaoks praegu kõige olulisem on. Ja loen selle sõnumi ette. Kuigi täna on tunne, et millelgi pole mõtet. Kogu teekond on aja raiskamine ja teeb õnnetuks. Siis tea, et homme sa nii enam ei mõtle. Sa usud ja tead, et oled õigel teel. See kuidagi väga haakub nende sõnadega, mis ma just ennist ütlesin, et ühel hetkel see teadmine tuleb. Jääb ainult sellele teadmisele alistuda ja sellega leppida. Millegipärast tunnen, et ühte sõnumit on veel vaja. Täna usalda ja armasta oma keha. Ta on tark ja tugev ning saab hakkama paljuga, lausa võimatuna näivate protsesside integreerimisega. Ehk siis see tervise teema, mida ma olen ka kaarditõlgendustesse sisse toonud. Ehk siis iseenda eest hoolitsemine, iseenda armastamine on alus heaks terviseks. Mõtlemist muutes võib paranemisprotsessile kõvasti kaasa aidata. Ja kuidas ma 2 ilma 3 jätan? Tõmban ühe kaardi veel. Ju siis nii peab. Just sulle, kes sa seda vaatad ja oled jõudnud sellesse kohta, kus sa tead, et sa oled sellel teekonnal ja vajad toetavat sõnumit. Kui sa mõtled, miks sinul on halb, aga temal on kõik hästi, siis ära unusta, et kõik ei ole alati nii, nagu teistele paistab. Mida me ei tea, seda me ei tea. Püüa alati teisi mõista, mitte hukka mõista. Sellel teel on kaks poolt. Ja väga palju on varjul. Ka surm on sisemine alateadvuse transformatsioon. Teekond valguse suunas. Ka ilmaaegu ei öelda, et tunneli lõpus on valgus. Soovin sulle jaksu ja kui sa tunned, et sa tahad seda kaardipakki saada, ma jätan siia alla oma meili aadressi. Kirjuta. Paki hind on sümboolne 11 eurot 11 senti ja saatmiskulu 3 eurot. Ma tellisin neid ainult 50. Mõned on veel järel, aga ma ei kavatse neid juurde trükkida, sest ma tean, et see 50 oli oluline number ja see pakk jõuab nendeni, kellele ta jõudma peab. Sa ei leia seda kaardipakki raamatupoodidest ega muudest kaubanduskeskustest. Soovin sulle ilusat päeva ja ma usun, et ma mingil hetkel jõuan numerotaroloogiliste kaardide tõlgendamisel
ka selle kaardini. kohtume järgmisel korral. ilusat päeva sulle!